noorte puhul menstruatsiooni küsimused on ühed kõige sagedasemad küsimused, millega nad noortenõustamiskeskusesse naistearsti või noortenõustaja vastuvõtule tulevad. Kõige šokeerivam siis kiri, mille ma sain ühelt 10. klassi tüdrukult, kes kirjutas siis kirjandi sellel samal teemal, millest me räägime, et Eestis on nagu siis noori tüdrukuid, kellel ei ole rahalisi vahendeid hügieenivahendite ostmiseks, kes seda vaatab siis väga-väga headeks boyfriendideks saavad need, kellel on olnud nooremad õed. Nagu mul oli nii rahulduspakku seda vaadata, siiamaani ajab naerma. Ma lihtsalt vaatan, et issand, üks mees saab aru, ta saab aru, mida ma tunnen. Head inimesed, aitäh, et olete võtnud täna selle aja ja otsustanud veeta järgmised minutid koos meiega. Me räägime täna ühel väga olulisel teemal, mis tegelikult ei ole üks teema, aga on üks suur teema, mis koosneb väga paljudest teistest väikestest teemadest. Me räägime menstruatsioonist, naiseks kasvamisest ja sellest, et miks on see teema tänapäeval siiamaani veel tabu. Mul on hästi hea meel, et Eesti Seksuaaltervise Liit, Punane Rist ja Always on kutsunud ellu sellise kampaania nagu Iga päev loeb, millest me kohe räägime ka pikemalt täpsemalt ja nad võimaldavad meile sel teemal täna rääkida. Mina olen Sandra ja koos minuga on siin kaks väga ägedat naist. Meil on Helen Adamson, kes on laulja, artist, sisulooja. Võib vist niimoodi öelda? Ja nüüd ka pereteraapia õpilane. Väga lahe. Ja meil on Jana Belov, kes on Eesti Seksuaaltervise Liidu president ja naistearst. Ja, olen väga õigus, olen liidu president ja naistearst ja töötan ka noortenõustajana, et just noorte naiste ja noorte probleemidega. Ja meil on selline päris huvitav kombo erinevatest naistest praegu koos, kellest üks töötab põhimõtteliselt igapäevaselt naistega ja kaks on siis, mida me töötame ka naistega, aga meil on nagu teises võtmes, aga meil on hästi tugev oma kogemus. Sinul võib olla natuke ühest küljest ja minul natuke teisest. Aga enne seda, kui me lähme selle teema juurde, siis palun tutvustage ennast natuke ja Helen, võib-olla sina räägid sellest, et miks sa selle kampaaniaga üldse liitusid? See oli hästi huvitav tegelikult, kuidas see kampaania minuni jõudis, et ühel üritusel ma andsin ühe intervjuu telekanalile ja seal küsiti presidendivalimiste ajal, et mida ma teeksin, kui ma oleksin president, mida ma muudaksin. Ja siis ma ütlesin, et ma tahaksin Eesti koolidesse nagu nii-öelda siis psühholoogia alast või sellise, et inimesed, noored oskaksid oma tunnete ja emotsioonidega toime tulla, et oleks mingi algharidus nagu ja siis lisaks, et vähemalt õpilastele oleksid siis hügieenivahendid tasuta. Ja siis see kampaania kuidagi jõudis minuni, sest see oli juba eos minu jaoks mingil määral selline nagu südamelähedane teema. Aga sa enne mainisid, et sa õpid. Millega sa igapäevaselt tegeled? Ma praegu olengi ikka igapäevaselt sisulooja. Et see on nagu kuidagi, täpselt samamoodi kõik asjad jõuavad kuidagi mu ellu iseenesest ja see kasvas lihtsalt välja minu huvist väga palju rääkida ja oma mõtteid avaldada ja ma ei saa ühtegi Instagrami postitust teha niimoodi ilma selleta, et mul saaks tähemärkide arv täis ja siis sellest lihtsalt kujunes välja töö, et mul on nagu hea meel, et ma olen kuidagi leidnud oma väljundi selle näol, et kui ma kunagi nagu lõin muusikat ja läbi selle siis lõin midagi, andsin väärtust, siis praegusel hetkel on see võib-olla enda sisemise kasvamise ja võib-olla tervemaks, tasakaalukaks inimeseks kasvamise jagamine. Ja läbi selle ma tahaks väga loota, et kellegile ka natukene nagu inspiratsiooni andmine. Et see on selline minu igapäevane elu ja sinna juurde hästi palju sporti ja hästi palju lugemist psühholoogia valdkonnast. Nii et. Sa tegelikult oled juba aastaid minu arust rääkinud väga rasketel teemadel, väga palju vaimsest tervisest, sa oled jaganud oma kogemusi, oma lugusid. Kas sa mäletad seda hetke ka, kui see jagamine läks lihtsamaks, kui see ei olnud enam piinlik? See läks minu jaoks lihtsamaks, kui ma rääkisin esimest korda depressioonist ja ma andsin Kroonikale intervjuu ja siis ma olin selle intervjuu ära andnud ja ma mõtlesin, et issand jumal, mida ma tegin, et miks ma rääkisin sellest, et jälle hakatakse ütlema, et ma otsin ju ainult tähelepanu ja tegelikult eesmärk ei ole ju see, et mul on mingit tähelepanu, vaid eesmärk oleks see,
et see kõik oleks nagu vabam, et inimesed julgeksid rääkida sellest, mis nendega päriselt toimub. Sest noh, praegu õppides pereteraapiat, siis ma saan aru, et vau, nagu üldse ei räägita tegelikult, et kuidagi nagu see tundeteemad on nagu nii lukus väga paljude inimeste jaoks. Ja pärast seda kuidagi ma läksingi nagu vabamaks, julgesin rääkida oma rasketest kogemustest, et ma ei tea, füüsilise vägivalla näol näiteks lähisuhtes ja kõigest sellest, mis minu jaoks nagu on elus raske olnud. Ja tõesti pean tunnistama, et rääkides nagu menstruatsioonist avalikult, ma olen seda teinud juba päris pikka aega, et räägin oma päevade valudest ja PMS-i tujudest ja hormonaalsest kõikumisest ja kõigest sellest. Aga mingi häbitunne kuidagi nagu on kusagil sügaval sees, sest see häbi on nii sügavalt meeles lihtsalt. Aga mul on hea meel, et see ei takista mind, et selles mõttes ma suudan nagu teha väga teadlikke otsuseid, et ei, et ma ei jäta midagi ütlemata sellepärast, et kunagi tundus, et see on väga tabu, et tahaks seda muuta. No meil on ka hea meel, et sul ei ole häbi, sest mulle tundub, et selle häbi ja piinlikkusega ja hirmuga tegelikult on suht sarnased lood. Et vaata, kui sa ütled need välja, siis sa võtad neilt ära selle jõu endale haiget teha. Sest kui nad on juba väljas, siis nad on väljas ja ma ise kontrollisin seda, et ma nad välja panin, et noh, muidugi mõnel inimesel on see lihtsam ja teisel on see raskem, aga see on veidike minu arust nagu sport, et mida rohkem sa teed, seda lihtsamaks see muutub ja seda normaalsemaks see muutub. See muutub nagu harjumuseks. Aga Jana, räägi natuke sellest, millega sina igapäevatöös tegeled. Minu igapäevatöö ongi naistearsti töö, töötan osaliselt sünnitusmajas rasedatega ja sünnitajatega ja osaliselt siis noortenõustamiskeskuses noortega. Ja ütleme sellised, kui rasedad kõrvale jätta, siis noorte puhul menstruatsiooni küsimused on ühed kõige sagedasemad küsimused, millega nad noortenõustamiskeskusesse naistearsti või noortenõustaja vastuvõtule tulevad. Noh, seal raseduse vältimine ja sugulisel teel levivate haiguste testimine ja nendest hoidumise teemad on ka suured teemad, aga see menstruatsioon, miks ta on selline, nagu ta on, miks ta ei käi siis, kui ta peaks käima, miks teda on nii palju, miks ta on valus ja noh, kõik sellega kaasnevad teemad on täiesti iga päev algusest lõpuni. Sa võiksid naistearstina tegeleda tuhandete erinevate teemadega, sa võiksid fokusseerida ennast ükskõik millele. Miks sa praegusel hetkel oled valinud just sellel teemal rääkida? Noh, kuna osaliselt on see, et kuna ma kuulun ka Eesti Seksuaaltervise Liitu, Eesti Seksuaaltervise Liit koostöös siis Always ja Eesti Punase Ristiga on selle kampaania nii-öelda partnerid ja algatajad ja läbi siis selle, et Eesti Seksuaaltervise Liit läbi noortenõustamiskeskuste ja internetinõustamise ja ka koolis antava seksuaalhariduse meil on võimalus jõuda nende noorteni, kes seda abi võiks vajada, siis see tundub niisugune väga loogiline samm. Aga räägime natuke sellest kampaaniast, sest et tegelikult seda tehakse juba päris mitmendat aastat. Mina märkasin eelmisel aastal seda siis, kui oli Liis Velsker, äkki oli üks nendest kampaania nägudest, rohkem ei mäletagi, kes seal olid. Just on teine aasta. Et võib-olla, Helen, sul tuli see nii ilusti välja, et räägi natuke sellest kampaaniast. Mis see iga päev loeb siis tähendab? Ma tahaks nagu loota või kuidagi tunnen, et sellel on mitu eesmärki. Et esiteks üks ongi see, et julgetakse üldse ühiskonnas sellest teemast vabamalt rääkida, et ei oleks tabu, ei oleks häbitunnet ja et võib-olla valgustada neid, kes ei tea, sest ma olen nüüd, kui see kampaania tööle läks, ikka räägid inimestega sellest ja väga paljud pole kursis, et Eestis selline probleem üldse eksisteerib. Et tõesti, et kellelgi on selline mure olnud, kaasa arvatud mul endal, eks. Ja kindlasti see, et nende noorte tüdrukute aitamine, et iga päev loeb kampaania ju tegelikult annetab lõpuks nende lugude põhjal, mis siis hashtagiga jagatakse, et selles mõttes ma kutsun väga üles, et jagage oma lugu, pange juurde hashtag iga päev loeb, see toob siis nii-öelda sidemeannetuse sellele noorele, kes seda vajab.
ja loomulikult ka iga paki ostu pealt läheb väikene panus siis nende tüdrukute heaks ja ma tahaks loota, et pikemas perspektiivis äkki muutub ka võib-olla nende maksustamine, et sidemete maksed, käibemaks näiteks oleks soodus või siis seda ei oleks üldse, sest tegelikult see on ju selline esmatarbekaup, mida naine ei saa tegelikult valida, et kas tal on päevad või mitte, et tal hügieenivahendeid on ju vaja. Ja mul on hea meel, et see tänapäeval nagu nii palju lihtsaks on tehtud, aga et see oleks nagu tõesti kättesaadav kõigile, et tõesti oli lapsena ikkagi väga raske, et mina kasvasin üles ka nagu nüüd ma tean seda, et ma kasvasin üles absoluutses vaesuses, kuna ma paar päeva tagasi nagu tegin endale selgeks, et mis on siis suhteline, mis on absoluutne vaesus. Ja oli raske ja oli süütunne selle kõrval, et kui ma näiteks pidin emale ütlema, et sidemed on otsas ja ema palgapäev ei olnud veel kohal ja teinekord ma ei tahtnudki seda teha, eks, et siis sai selle WC-paberiga hakkama, et olen kuulnud siin üks meie kampaania nägu Heile Sillamaa jagas, et osad on sokke kasutanud. Et sellist olukorda lihtsalt ei oleks, et selline nagu 14. sajand. Et on tõesti, et ma eile rääkisin emaga, et kuule, et kuidas sina siis üldse sidemeid nagu, mis sinu ajal oli ja ta rääkiski, et õmbles ise, pesi valgendas seda marlit seal ja ma küsisin ka, et kuidas need paigas püsisid ja täiesti nagu selline tunne. Nööridega. Jah, täitsa nii kauge. Ta ütles, et püksid olid suuremad sellel ajal, et siis ei liikunud paigast, aga et väga tegevusi teha ei saanud, et praegu on ikkagi see, et kui on hügieenivahendeid kätte saadavad, siis tegelikult noor naine, noor tüdruk saab ju trennis käia, koolis käia, teha kõike, liikuda, sportida, et ei ole nagu mingeid takistusi, et see olekski selle kampaania võib-olla kõige suurem eesmärk minu jaoks ka isiklikult, et tõesti saaks abi need, kes seda päriselt vajavad. Kampaaniast natuke lähemalt veel, et sa mainisid, et me aitame läbi selle neid neiusid, kes ei suuda endale ise neid vahendeid osta ja see käib läbi Punase Risti, eks ole? Et iga see sorry, ma natuke veel võtan su aega, et iga hashtag, mida jagatakse, siis selle pealt läheb üks side vist. Läheb ühe siis neiu abipaki sisse, võib vist niimoodi öelda. Ja tegelikult võib ju neid lugusid, kes ei taha nagu avalikult jagada, võib saata mulle Instagrami näiteks, võib saata sulle Seksuaalterviste Liitu Insta. Ja seksuaaltervis.ee samamoodi sinna. Ja võtavad vastu. Tegelikult jah, et üks asi on need lugude jagamine ja poest paki, et kui sa ostad selle Alwaysi paki, siis iga ostetud paki eest, eks ole, läheb ka ja siis Punane Rist koos siis kohalike omavalitsustega, kus siis sotsiaalosakonnad teavad, kes on need perekonnad, kus on tõenäoliselt toimetulekuraskustes noori, et alati võib-olla julge inimene ise tulla ütlema ja jagama, siis saab ka nii-öelda aktiivselt pakkuda. Ja lihtsalt, et tuua natuke konteksti selle absoluutse ja kuidas selle kohta öeldigi, et suhteline ja absoluutne vaesus, siis suhtelises vaesuses elab hetkel 15,2% Eesti lastest, ehk siis see on 39 070 last. Ja absoluutses vaesuses elab, mul tulid külmavärinad praegu jooksid üle selja, 2,5% ehk siis 6426 last. Seda on liiga palju. Seda on väga palju. Et siin on tegelikult see on küll välja töötud, et ka tüdruk, me ei tea küll täpselt, kui palju neist on tüdrukud, aga me võime arvata, ja kui palju veel on neid, kes tegelikult, kellel on see raha ja need võimalused teha, aga nad ei julge seda teha, sest need on piinlik. Et kui me tulemegi selle võib-olla nende põhjuste või siis probleemi juurde, et me räägime küll palju sellest, et need rahalised probleemid, miks selle teemaga ei tegelda või lapsed, noored ei julge sellega tegeleda, aga mina isiklikult näen, et seal võib olla ka selline kommunikatsioonimure kõrval. Et Jana, kuidas sina praegusel hetkel seda olukorda tajud? Et ma arvan, et see kommunikatsiooniprobleem üldse see nii-öelda menstruatsiooniga kaasnev häbi või hirm või teadmatus on, ma arvan, veel suurem osa sellest probleemist. Et mul võib-olla on mingisugune vahend olemas, aga võib-olla see ei ole minu jaoks kõige õigem, võib-olla ma ei oska seda õigesti kasutada, võib-olla minu menstruatsioon on niivõrd vererohke, et sellest ei piisa, mis mul olemas on, eks ole, ja
ja puudub võib-olla teadmine, et see tegelikult ei pea nii olema, ma saaks abi, kui ma kuskile pöörduks ja nii edasi, et see on seal väga suur osa. Aga see häbitunne selle menstratsiooniga, see oleks nagu, ma ei tea, kaasasündinud. Et mul oma töös nagu praegu on küll sihuke väga selline nagu dissonants tekkinud, et enda jaoks ja igapäevatöös on lihtsalt see on nii tavaline, aga kui ma mõtlen oma noorusesse enda peale, siis see häbitunne, mis seal kaasas käis, oli ka ja praegu mõtlen, miks ometi aga lihtsalt seda ongi niimoodi väga lahe isegi kõrvutada, et kuidas ma tunnen nüüd ja ma mõtlen nüüd ja mis ta oli seal, eks ole, 14-aastasena. Noorena see tundus kõik nagu nii teistsugune, sa praegu suudad seda sellisest perspektiivist vaadata, eks, et enam ei ole seda. Et muidugi puberteedias kõik muud, eks ole, kasvamine, keha muutused, keha teeb igasuguseid imelikke asju ja siis sinna see menstratsioon juurde, isegi kui sa oled sellest kuulnud, keegi on sulle sellest rääkinud, võib-olla on koolis sa isegi tead, mis hetkel ma siis võiks neid sidemeid kasutada, tampoone kasutada, mida valida, olen mingisuguseid diagramme näinud, aga kui see reaalne hetk esimest korda on kohal, kuidagi see häbi sinna juurde tuleb kuidagi automaatselt, ma isegi ei tea, miks. Kas sa mäletad oma nooruspõlves mõnda lugu või mõnda sellist hetke? Ma mäletan seda, et esimest korda mulle rääkis ema menstratsioonist, aga ega ta ei rääkinud, ta pistis mulle lauale lihtsalt mingisuguse voltiku ja siis niimoodi moka otsast, et kui on küsimusi, siis küsi, eks. Ja siis ma küsisin ja siis sellele tuli üsna selline lakooniline vastus, millest mitte midagi väga kasu ei olnud. Et see on, mitte et ma emale seda pahaks paneks, tõenäoliselt see on ka juba sealt veel varasemast põlvest, eks ole, sisse hoitud, et see on naiste teema, see on midagi, mis tuleb hoida kuskil tasakesi varjul ja mille pärast peabki häbi tundma. See on nii süsteemne. Ja isegi vaata, kui seda ei öelda välja, et sa pead selle pärast häbi tundma, aga kui sellest ei räägita, siis see järelikult ongi nagu, et jah, et kui sa soistad, siis... See on nagu saladus. Ja, täpselt. Et ma ei mäleta, kas teie ajal olid need pakid, mis sa said mingi karbikese, kus sa olid sees, olid need sidemed ja mingisugused tampoonid ja siis oli mingi selline õpetus, et kuidas siis neid kasutada. Mina ei saanud. Ei olnud või? Meil ka koolis jagati. Aga ma mäletan ka, ma ei tea, äkki mu ema vaatab seda, ma ei ole üldse kindel, aga kui sa vaatad, siis ma lihtsalt tahan öelda, et see on täiesti okei, et sa ei julgenud sellel ajal või sa ei osanud sellel ajal sellest rääkida, sest et nagu sa ise ütlesid, nemad olid üles kasvatatud sellise mentaliteediga, et ongi piinlik ja ongi häbi ja nad ei osanudki sellest rääkida. Aga need vanemad, kes võib-olla praegu vaatavad ja teil tuleb näiteks ette see jutt oma noortega, siis come on, see ei ole häbi, palun rääkige sellest, see on uhkuse asi. Et see oli jumala äge, teile, kui sa käisid õhtusaates, siis tegelikult Piret tõi selle välja ka, et mõnedes riikides seda tähistatakse, kui sul hakkab menstruatsioon, siis see on pidu, sest sinust on saanud naine. No tegelikult on ju nii eriline asi, et issand jumal, et naine, kes saab tuua uue elu siia maailma, täiesti vau ju. Ja millegi pärast on nagu kuidagi sellest saanud tabu ja midagi, mille pärast peaks häbi tundma. Et ma eile rääkisin ka emaga tegelikult sellel teemal, et ütles, et jah, oligi nii, et ei julgenudki kõike rääkida ja oligi nagu piinlik, et emal oli juba piinlik ja siis niimoodi see pärandub nagu järjest edasi. Siin võiks olla kehtida see ütlus, et häbi on, aga ei tunne. Liigume siit edasi. Aga kui mõtleme nüüd praktiliste sammude peale, et hästi lihtne on mõelda, oligi nii ja praegu ongi nii ja ei olegi midagi teha, aga äkki ikka on midagi teha. Et kui me räägime konkreetselt just selle menstruatsiooni kui teema siis normaliseerimisest, et mis te ise arvate, mida võiks teha selleks, et näiteks noored emad või ka isad julgeksid sellest oma lastega rääkida ja noored, ma tean, see on väga laetud küsimus praegu, aga noored ka omavahel näiteks julgeksid sellest rääkida? No, lapsevanemate puhul ma arvan, et kindlasti oluline see, et ongi menstruatsioon ei oleks kodus peidus, et need sidemed, tampoonid, menstruatsioonianombed, mis iganes
määrdunud aluspesu võtmine selles suhtes, et kui ta kuskil seal nööril kuivab pärast, et see ei oleks peidus, mida varjatakse, et kui laps küsib selle kohta, et siis sa vastad, vot see on see, ma kasutan oma sidet selleks ja et vastatagi ausalt ja mitte, et ma räägin ainult tüdrukutele sellest, vaid et ma räägiks ka poistele sellest täpselt samamoodi ja võib-olla käieski näiteks poes ostmas perega, ma ei tea, nädala järgmist söögikorda, eks ole, et pannagi vabalt siis need sidemed ka sinna toidukorvi, mitte neid kuskile sinna kõige. Tulevad lihtsalt need standard flashbackid. Täpselt, see on asjad, mida me ise ka näed, et sa lähed sinna poodi, et jumal, keegi ei näeks, et ma nüüd praegu endale selle jumal tänatud iseteeninduskassa, et saab kiirelt kotti visata, on ju. Aga õnneks mul ei ole. Kui mina olin noor, siis ei olnud iseteeninduskassa. Ei, aga mina mäletan keskkooli, või mitte keskkooli, ülikooli ajastki veel seda, et nagu ma läksin poodi ja samamoodi, et kiiresti kotti ära vaata, et ei peaks sinna kuskile, siis selle lindi peal kuskile niimoodi ära. Aga see on juba väga hea nipp, et panna asjad välja, et lastel tekiks huvi, et mis need on ja siis selgitada sinna juurde. Et mis võiks veel olla sellised asjad? No üleüldse, kui mina vaatan seda laiemat pilti ja unistan sellisest nagu avatumast ühiskonnast, siis võikski olla tegelikult nagu üleüldiselt avatumad suhted, et seda emotsionaalset lähedust nagu oleks nii palju, et sul on turvaline küsida, sul on turvaline jagada, sest kui seda ei ole, seda turvalisust ei ole, siis sa ei julgegi minna küsima, sa ei julgegi nagu oma muredest rääkida, sest sa ei tea, mis reaktsioon sealt tuleb. Et aga ma tahaks nagu loota, et mida põlvkonnad edasi, et seda järjest kuidagi, et see muutub, et see muutub ja. Aga kui me mõtleme selle peale, et meid näiteks vaatavadki praegu noored vanemad, siis kuidas seda teemat alustada? Kuidas hakata rääkima sellest? Okei, üks asi on see, et need asjad välja, aga kui tõesti on, nüüd on see, et vanemad võtavad ennast kokku, hingavad sügavalt sisse välja, ütlevad, täna on see päev, kui me räägime oma lastega, nii poiste kui tüdrukutega menstruatsioonist. Aga mis vanuses see võiks olla? Tegelikult see, et kui me nüüd istume nüüd perega maha ja vot nüüd täna räägime menstruatsioonist, homme räägime seksist, ülehomme, ma ei tea, iseeneslikust seemnepurskest, märgadest unenägudest. No see pigem tekitab tõenäoliselt kohmetust, et üldiselt kõikidest sellistest üldse murdeaga, seksuaalsuse arenguga seotud teemadest pigem see võikski olla nii-öelda igapäevaelu osa, mitte ei tehta sellest mingisugust eraldi sündmust ja pigem ikka siis, kui tullakse küsima, siis sa vastad, et ja ongi, et 2-aastane küsib, et miks mul on, miks tema pissib püsti ja mina pissin, eks ole, poti peal, et miks minul on ühed kehaosad ja teisel on teised kehaosad, eks, et ongi, et juba päris algusest peale hakata rääkima sellest, et mitte nüüd oodata, et jah, nüüd said 10, et võib-olla nüüd mingid muutused hakkavad tekkima, eks. Aga pigem ongi, et siis, kui need küsimused tekivad, siis nendele vastata ja ongi, et just nimelt nagu mida sa rääkisid, et just luua see õhkkond kodus, et olekski turvaline igasuguste küsimustega tulla. Sest tegelikult ju ega noored ei lähe esimese asjana ju oma vanemate juurde. Tavaliselt need teemad käivad kusagil juba, sõbrannalt kuuled midagi ja siis kusagilt veel ja et see nagu algab juba päris varases eas, et kui sul on see võimalus minna oma pere juurde ja see turvaline küsida oma pere käest, ma arvan, et see oleks kõige parem asi, mis üldse juhtuda saab. Aga kuhu minna, kui sa ei julge rääkida oma perega? Kuhu minna infot otsima? No üks koht, kus on väga laiapõhjaline info olemas, on seksuaaltervis.ee, selline veebilehekülg igasugu, nii alates murdea muutustest, menstruatsioonist, seksini, rasestumisvastaste vahenditeni, seksuaalvägivallani välja väga laialt, eks. Ja aga kui tahta juba konkreetselt küsida mingi teema kohta, samamoodi seal seksuaaltervis.ee on ka sihuke küsinõu rubriik, kus saab anonüümselt küsimusi esitada, vastavad samad noortenõustajad, kes paljudes noortenõustamiskeskustes ka noortega töötavad, ka erinevad sotsiaaltöötajad, psühholoogid, naistearstid. Või siis minna näiteks mõnda noortenõustamiskeskusesse koha peale, kui on mingisugune konkreetne mure, juba probleem, millele lahendust otsida. See
see on päris hea, et minu ajal ma sain endale oma esimese arvuti, kui ma olin 20. Nii et ei olnud seda varianti. Me ei saanud netigi minna selleks, et internetti minna. Ma mäletan, ma elasin Rõuges, pidin minema kodust kooli ja siis umbes 5 minutit läks arvuti tööle, et ma üldse saaksin sinna veebi minna, et praegu tegelikult kõik need võimalused on olemas. Aga mis on ka tegelikult natuke ohtlik, sest et neid, seda infot on hästi palju. Et noortele ka võib-olla, et kui te tunnete, et võib-olla, ma ei tea, sõbrannade käest ei saa seda infot, ma ei tea, õpetaja, ma tahan kohe, et sa jagaksid seda ühte õpetaja lugu, eks ole, ei suhtu tõsiselt sinu muresse, siis pöördu seksuaaltervis.ee. Ma usun, et sealt saab kindlasti väga head. Sealt saab seda infot, mida võib usaldada. Aga enne seda, kui ma tahaksin sinu käest teada, et mis on need põhilised küsimused, millega noored pöörduvad sinu poole ja millega nad ei pöördu, millega nad võiksid pöörduda. Paluksime, Helen, et sa räägiksid seda lugu, seda õpetaja lugu. Ja see minu jaoks vist viimastel päevadel kõige šokeerivam siis kiri, mille ma sain ühelt 10. klassi tüdrukult, kes kirjutas siis kirjandi sellel samal teemal, millest me räägime, et Eestis on nagu siis noori tüdrukuid, kellel ei ole rahalisi vahendeid hügieenivahendite ostmiseks. Ta sai siis selle kirjandi tagasisidena õpetajalt päris korralikult siis nii-öelda sõimata ja ta kirjutas mulle, et õpetaja otsesed sõna-sõnalt olid, et ta lõpetaks siis bullshitist kirjutamise ja ei kirjutaks teemadest, mis ei ole isegi mitte päris probleem. Ja minu jaoks oli niivõrd nagu valus kuulata, et nagu avatud inimene, avatud noor, kes kirjutab millestki, mis on tema jaoks nagu ka hingelähedane teema, et mille pärast ka tema võib-olla muretseb, mida ta on näinud ja millega meie üritame nagu ühiskonda avada ja siis samas nagu õpetaja, kes võiks sellele kaasa aidata, ta hoopis teeb nagu teistpidise lükke. Et see on nagu hästi valus, et sellepärast ma nagu tahakski loota, et inimesed lihtsalt võib-olla vaataksid seda reaalsust, mis nende ümber on avatuma pilguga, et see reaalsus, mis on sinul, ei ole kogu maailma reaalsus, et on väga palju erinevaid inimesi, väga paljude erinevate murede, probleemide ja reaalsustega, et see, mis probleem on sinu jaoks, see ei pruugi olla teise jaoks ja vastupidi. Mida sa sellele tüdrukule ütleksid, kui sa temaga päriselt elus kokku puutuksid? Ma kirjutasin talle vastu, aga kui ma temaga päriselt elus kokku puutuks, et siis ma tahaks teda esiteks kallistada, et ta nii tubli on, et ta julgeb millestki sellisest kirjutada, et ta julgeb nagu oma arvamust avaldada ja sõna võtta sellisel teemal, et mina üritasin teda läbi kirja nagu nii palju julgustada kui vähegi võimalik, et nagu Rocco on päriselt ka. Kes iganes sa oled, ma kallistaksid ka. Ja nii vägev lihtsalt. Aga mida sellele õpetajale öelda? Ma arvan, et mina võib-olla sellele õpetajale lihtsalt üritaksin aru saada, et miks ta niimoodi ütles, et miks ta niimoodi vastas, et mis on nagu tema nägemus, sest ilmselgelt temal on mingi oma reaalsus siis, et ta nõnda vastas. Et mind väga huvitaks seda teada, et kuidas siis tema maailma näeb ja võib-olla lihtsalt läbi selliste suunavate küsimuste üritaks lihtsalt talle võib-olla selgitada, et on ka erinevaid teistsuguseid siis võimalusi kui see, mida tema näeb, et teistel võivad olla erinevad kogemused. Ja seal, ma kujutan ette, seal võib ka olla see mingisugune kogu see kohutav häbitunne seal kõrval, et mis tegelikult, et ongi lihtsalt ise selle teema pärast olnud võib-olla nii lukus, võib-olla tõid oma mingisugused traumaatilised mälestused meelde, et mis iganes. Ja mingil põhjusel see reaktsioon selline oli, eks, et seal mingi põhjus on, aga tahaks loota, et see pigem oli selline erand. Ja samad sõnad, et aga need lood, mida jälle kutsume üles, jagage kas siis meile, jagage oma sotsiaalmeedias, et tõesti, ma kujutan ette, et kuulasin ühte podcasti, kus ka just räägiti ja arutleti selle üle, et vaata kõik suured CEO-d ja ma ei tea, public speakerid, motivational speakerid, nad tulevad, räägivad, ütlevad, et nad on teinud seda ja neil on nagu selle vaimse tervisega mured ja nad on selliseid vigu teinud, et vaata, kui sa oled suur autoriteet, siis sul tegelikult mingis mõttes ongi nagu julgem seda teha või et kui sa oled harjunud seda tegema. Et need, kes pole mitte kunagi julgenud nendel teemadel rääkida, siis võib-olla see esimene väike samm ongi kirjutada meile. Võib-olla järgmine samm on rääkida sõbrannadega või vanematega. Sellest järgmine samm on see, et ma ei tea, mis järgmine samm võiks olla, et võtad mingi suurema seltskonna ees võib-olla selle teema üles ja siis võib-olla postitad sotsiaalmeediasse.
et see on nagu step by step. Jaa, absoluutselt, et selles mõttes ma olen nagu täiega nõus sinuga, et ega ei peagi nagu korraga minema nagu avalikult kõigile seda rääkima, on ju, et kas või anonüümselt kirjutad seksuaaltervise.ee ja jagad nagu seal seda või meiega, et motivatsiooni, ma ütleme niimoodi, et hästi suure tegelikult motivatsiooni võibki anda see, kui sa oma mugavustsoonist välja lähed, et sa tegelikult minu jaoks tekkis see arusaam, kui ma hakkasin neid teemasid jagama ja avama, mis justkui on tabud. Ma hakkasin aru saama, et ma ei ole üksi. Et tegelikult nagu ma arvasin, et ma olen hullult ainulaadne inimene, ei ole. Absoluutselt nagu enamikel inimestel on täpselt samad probleemid ja täpselt samad teemad ja inimesed on nii korduvad oma muredega ja seda kõige paremas mõttes, et sa lihtsalt saad aru, et on teisi veel. Ja see on just nii vabastav, et kui sa umbes loed ja ma olin täpselt samas olukorras, eks, ja see on nii vabastav kuidagi. Ja juba lihtsalt see jagamine teinekord on nii tervendav, et sa saad nagu selle mure lõpuks endast välja. Jaa. Ja see on nii lõbus ja see on nii lõbus. Mul on üks sõbranna, kellega me oleme rääkinud just nagu mingi erinevatel seksiteemadel ja me oleme hästi pikka aega olnud sõbrannad, aga me kunagi ei ole neid teemasid nagu jaganud. Ja see on nii lõbus olnud, sest et me alati mõlemad nagu niimoodi, mis see sõna on inglise keeles on giggle? Nagu hitsitame, on ju, mõtleme, et nagu mingisugused, ma ei tea, 18-aastased on ju, tegelikult on juba 34, aga see on nii äge, sa saad need asjad välja, see ongi need, oh my god, sul on ka nii olnud, jaa, mul on ka nii olnud, et nende teemadega täpselt samamoodi. Keerake need piinlikud momendid enda jaoks naljaks ja sellest on palju lihtsam nagu aru saada või nagu üle olla. Aga apitürukud, mul oleks teiega nagu nii paljudest asjast rääkida. Aga lähme selle teema küsimuse juurde, mida ma 5 minutit tagasi küsisin. Et mis on need põhilised küsimused, millega tullakse sinu kui naistearsti juurde ja mida nad võiksid küsida hoopis? Kõige tüüpilisem on ikkagi see menstratsiooni regulaarsus, mis on nagu põhiline mure, et kas siis seda menstratsiooni ei ole tulnud või tuleb liiga sagedasti või liiga palju, on sellised põhilised mured. Valuküsimused on väga suur teema ja mis see tähendab suur teema? No just, et menstratsioon on valulik, kuidas sellega hakkama saada, aga samas on kindlasti, ma kujutan ka väga palju, kes liiga palju seda valu kannatavad enne, kui nad üldse kuskile sellega pöörduvad. Mingisugune ebamugavus menstratsiooniga paratamatult käib kaasa, aga kui seal on ikkagi selline valu juures, mis ikkagi ka samamoodi segab oma igapäevaseid toiminguid, kooli minemist, trenni minemist, siis see vajab juba tähelepanu. Ja siis ka küsivad ka seda, et kuidas siis hallata, milliseid vahendeid kasutada, mismoodi kasutada, mõnikord vajavad õpetust, eriti kui tullakse just ongi oma esimeste menstratsiooniaastatel, et siis. Ja vahendite all me peame silmas hügieenivahendeid, sidemed, tampoonid, kuidas on valuvaigistitega? Kas nende kohta küsitakse? Ikka küsitakse. Aga kuidas siis on? Kui ma olen 14-aastane, 15-aastane, kas ma... Ikka võib valuvaigist, et valu ei peagi kannatama, see ongi see põhiline asi, et naise elu ei ole kannatus, ta ei peaks olema. Et paljud ei julge kasutada siis näiteks valuvaigisteid, kuigi võib-olla tegelikult oleks, kui õigel ajal võtta, siis väga palju kehvemaks ei lähegi, aga eks see on väga isikupõhine, et siin ma päris üldiseid soovitusi ei hakkaks andma, et kõigile kõik soovitused ei sobi alati. Aga mina küsiks et eile sinu käest ma sain uut infot enda jaoks. Vaadake nüüd siin, et ma arvasin, et noored tüdrukud, kes ei ole vahekorras olnud, ei tohi kasutada tampoone ja menstruaalanumat. Üks minu follower kirjutas mulle, et oi, kui tore, et kui saaks seda kasutada, siis oleks nagu see on ju nii korduv kasutatav ja siis minu vastus oli talle, et minu teada ei tohigi noored seda kasutada, kui nad ei ole veel vahekorras olnud ja siis sa eile lükkasid selle ümber. Ja. Kuidas sellega siis nagu on, et võib-olla see on kellegi teisel veel segane? Eks iga keha jaoks leidub sobiv vahend ja tõesti võib-olla neid
tupesiseseid vahendeid, nii tampooni või siis menstruatsioonianumat esimestel kordadel võibki olla ebamugav kasutada, harjumatu kasutada, ei pruugigi õnnestuda, see on täiesti normaalne, aga tegelikult jah, see, et kas inimene on seksuaalvahekorraga alustanud või mitte, see kuidagi ei ole seoses sellega, milliseid menstruatsioonitooteid ta võib kasutada, aga see ongi proovimise, katsetamise asi, et kindlasti kui miski teeb valu, miski on ebamugav, siis sa ei kasuta seda, aga kui see on sinu jaoks mugav, sobiv ja see tundub sinu jaoks normaalne, siis vabalt. Jumal tänatud, see müüt on ümber lükatud, sest mina oma üleskasvamise ajal kuulsin seda, et ei tohi. Aga mis on veel müüdid? No üks kõige kas just kõige levinum, aga väga sage müüt on see, et ma räägin küll, menstratsioon on täiesti tavaline asi, ongi, ta on igakuine, ta on praktiliselt, eks ju, pooltel inimestel pool nende elust, menstratsioonid käivad 1 kord kuus, iga aasta ja nii edasi. Aga tegelikult menstratsioonil tal ei ole mingisugust funktsiooni, ta ainult näitab, et see kuu sa rasedaks ei jäänud. Aga paljudel on ikkagi arvamus, et menstratsioon on miski, mis organismi puhastab, see on miski, käib ju kaasas sõna kuupuhastuseks sellega koos, et tegelikult tal ei ole sellist funktsiooni, et on lihtsalt lihtsalt märk sellest. Tsükkel toimib, rasedaks ei jäänud, lähme uue kuuga edasi. Nagu nohu. Just, aga paljudel on sellega siis, et aga mis mõttes, et miks ta siis ei puhasta, aga siis mina alati ütlen, et rasedad naised ei menstrueeri, imetavad emad ei menstrueeri mõnikord 3, 4, 5 aastat järjest, kui neil on kaks last näiteks järjest, et nad ei ole kuidagi mustemad või kehvemad kui need naised, kes menstrueerivad ja kindlasti mitte mustevad või kehmevad näiteks kui mehed, kes üldse ei menstrueeri. Et see kuidagi see puhastuse teema on minust väga sagedasti tuleb ka üles, mida ma siis üritan murda. Aga kui ma tulen korraks tagasi nende samade küsimuste juurde, et mida võiks sinu käest küsida, et kas tuleb sul veel midagi sellist meelde, mida tavaliselt jäetakse küsimata? Vot ei oska niimoodi kohe öelda. Pigem ongi, et kui on mingi mure või küsimus selle menstruatsiooniga, et siis tulebki see ära küsida, et ma küll tavaliselt vastuvõtul üritan mitmete küsimustega aru saada, et kas võib noorel olla veel mingisuguseid probleeme, aga alati kõike ise ei taipa küsida, et aga ongi, et kui on mingi mure, siis tuleb sellest teada anda ja tihti see mure võib-olla ei olegi mure, on tegelikult täiesti normaalne kehaline reaktsioon. Teate, mul on soovitus. Mul on üks sõbranna, kes müüs mulle kunagi ühed oma riided ja siis ta ei osanud raha küsida selle eest. Tal kuidagi oli häbi. Ja siis ta tegi niimoodi. Ta pani silmad kinni ja siis küsis mu käest küsimuse. Ta ütles, et ma saan siis küsida, siis mul ei ole häbi, kui ma ei näe sind. Ja see oli niimoodi ja tal mitte mingi probleemi, sai väga hästi rääkida. Nii et võib-olla see töötab teile ka, ma ei tea, lihtsalt ütled arstile, et teate, ma ei saa teile otsa vaadata praegu, ma panen niimoodi panema ja siis küsid ära ja tõesti see aitas teda. Et ma ise pole seda veel katsetanud, nii et Johanna, võib-olla ma kunagi katsetan, aga see oli nii lahe ja ta leidis enda jaoks sellise vahendi, kuidas ta sai eluga edasi minna. Ja see oli sel hetkel oli oluline teema, millega tegeleda, et tal oli vaja see asjad ära teha. Et jaa. Okei, neiud, kas meil on selle teema juurde? Kas te sooviksite midagi veel siia lisada, enne kui me lähme natuke täpsemalt oma kogemuslugude rääkimise juurde? Minul endal lihtsalt tuleb nii palju erinevaid mõtteid üles, et mõtlengi selle häbitunde peale, et et ei ole mitte ainult menstruatsioon, mina ei mäleta, kuidas mul see algas, ma mäletan lihtsalt, et mu ema ütles mulle ühel hetkel, et tuleb ennast alt oma suguelundeid pesta, andis mulle selleks käterätiku ja siis kuidagi ma rohkem täpsemalt ei teadnud. Aga ma mäletan seda, et kui mul hakkasid näiteks rinnad kasvama ja siis hakkab ju alguses üks rind ja ma arvasin, et mul on vähk, ma arvasin, et ma suren ära ja siis, kui ma kuidagi sain hiljem teada, et tegelikult mul hakkasid rinnad kasvama, siis ma julgesin seda kunagi hiljem oma sõbrannale rääkida.
kellega ma olin nagu kõige lähedasem ja siis ta ütles, et tal oli täpselt sama asi. Et ta kartis täpselt samamoodi, et nüüd ta hakkab surema. Ongi nii, et täitsa lõpp, et kuidas inimesed nagu ei julge nagu küsida, et tõesti, pange silmad kinni, mis iganes nagu aitab ja saate selle küsimuse siis Jaanalt või kes teil seal, kui palju teil neid nõustajaid on, kelleltki teiselt nagu ära küsida ja ei pea nagu mingi mure või mingi hirmu all elama ja siukse häbitundega nagu igapäevaselt koos olema. Vaesukene. Samad sõnad. Jaa, eks ole on ju. Ja tegelikult üks asi, sellest võiks veel ühe podcasti teha, et on see, et kui menstruatsioon jääb ära, siis minul on olnud seda, kuidas selle kohta öeldakse, düshormonaalne seisund, et ma tegin vahepeal hästi palju trenni ja see on väga paljudel sportlastel ongi see haigus, et sul jäävad päevad ära ja mul üks asi oli see, et ma tegin trenni, teine asi see, et mul oli hästi tugev stressiseisund oli ja mul on 2 korda seda juhtunud. Esimesel korral ei olnud mul 7 kuud päevi ja teisel korral ei olnud mul 5 kuud ja see oli nüüd viimase 8 aasta jooksul on seda siis nagu kaks korda mul juhtunud. Et see on ka tegelikult teema, millest mulle tundub, et väga paljud ei tea või et võib ka nii juhtuda. Ja, et see nii-öelda see menstruatsiooni regulaarsus või miks nad ära jäid, et see on ka väga tihti tullakse selle küsimusega. Aga peaks lugema või peaks panema endale kuhugi kirja? No lihtsam on, kui endale üles märkida, ongi menstruatsiooni algus, võib ka selle menstruatsiooni lõpu üles märkida, aga see algus on põhiline ja siis järgmise menstruatsiooni algus, eks, et noh, kellel käivad nad ikkagi enam-vähem korra kuus ja ta ei taha väga täpselt teada, mis päeval nüüd mul see menstruatsioon võiks alata, eks, et ei pea märkima, aga see ikkagi annabki infot selle kohta, kas mul on nagu kõik käib enam-vähem korrapäraselt, eks, ja kas on mingisuguseid kõrvalekaldeid. Muidugi üks müüt on ka see, et menstruatsioon peab käima täpselt 28 päeva, algama alati kolmapäeval kell 4, eks, ja kui siin mõni päev siia-sinna, et siis on kohe miski mure lahti, et see tegelikult ka ei ole päris nii, et sellist kõikumist mõne päeva ulatuses, isegi kuskil nädala ulatuses tegelikult et kui ükskord menstruatsioon nädal aega hilineb, ei tähenda veel, et on mingisugune mure, et päris sellist kella peal käimist on ikkagi vähematel inimestel. Praegu on ju nii palju lihtsaid vahendeid tegelikult selle trackimiseks, et mul olid ka vahepeal erinevad äpid ja siis ma tegin ja siis ma sain aru, et mul on Apple'i telefon, et ma saan ju seal Healthis ja seda kõike trackida. See on huvitav ka veits vaata. Ja teate, kui tore on näiteks puhkusi kas või planeerida, et vaatad ette, et seal kuul mul enam-vähem algab siis, et ma võib-olla siis saan selle nagu puhkuse planeerida niimoodi, et need päevad jäävad sealt välja. Et mina olen seda kasutanud. Et ette planeerimine teinekord tuleb kasuks. Aga räägime nendest lugudest veel, mis meiega jagatud on, et minuga jagati lugusid, Helen sinuga, Jana, ma arvan, sina oled kindlasti väga palju neid lugusid kuulnud. Sa ühte juba mainisid, et kas on veel mõni selline, mis sulle tõesti jäi väga meelde, läks väga hinge? Ja, et üks, mis mind nagu väga ka nagu selles mõttes puudutas, sest see mingil määral on seotud ka minu endaga, et üks tüdruk jagas ka siis oma minevikust, kuidas ta ei julgenud ka oma vanemate käest küsida siis raha hügieenivahendite ostmiseks. Ja kui tal siis päevad algasid, siis tal oli neid sidemeid nii vähe, et ta kasutas ühte mitu päeva. Ja minul oli ka seda, et ma kasutasin ka ikka mingi päeva teinekord ja isegi kauem naine endale tekitada võib. Räägi, mis siis juhtub, kui sa ei vaheta õigel ajal? No, lihtsalt veri on väga hea kasvupinnas kõikidele bakteritele. Meie nahapinnal, kehapinnal on kogu aeg mingisugused bakterid ja siis ütleme seal soojas niiskes kohas, nii-öelda, mis see side siis parasjagu seal püksis on, pluss see veri sinna juurde, et kui see jääb sinna pikaks ajaks, võib tekkida põletik, eks. Et ja sellepärast ongi, et sidemeid, tampoone tegelikult üle 4 tunni järjest ei soovitata kasutada. No tampoonidega on ju eriti suur oht, et seal võib toksilise šoki sündroom olla. No see oht on, aga ütleme siin tänapäevased tampoonid on ikkagi vähem, et neid ikkagi selle võrra ikkagi on uuritud, et seda praegu ikkagi väga palju ette ei tule, aga jah, kui see ikkagi pikaks sinna tuppe sisse jätta,
siis võivad erinevad probleemid tekkida. Millest need väljenduvad? No üks asi näiteks, mis noortel on, mina mäletan, tekkis selline nagu hästi tugev lõhn, eks ole. Ja sealt võib tekkida, et keegi hakkab nagu narrima siin, sest et sa ju lõhnad kuidagi teistmoodi, on ju, et... No, üks asi on, et kui juba põletik on, sellega võib kaasneda halb lõhn või ebameeldiv lõhn juures, aga ka juba see kuivanud veri, tal on oma selline spetsiifiline lõhn, see ei tähenda, et seal midagi valesti või halvasti oleks, aga juba see on ka see põhjus, miks mingi aja tagant ikkagi tuleb seda sidet vahetada. Okei, kas midagi veel või tahad sa lisada sellele eelmisele loole? See, ütleme nii, et ainus, mis mul on hästi palju kuidagi kõlama jäänud nendest lugudest hästi korduvalt ongi täpselt see, et ma kasutasin ka vetsupaberit, ma ei julgenud ka vanemate käest küsida seda ja samas on nagu väga toredaid nagu lugusid ka olnud, et üks kooliõpilane kirjutas, et meil on koolis SOS-kapp, kust õpilased saavad võtta hügieenivahendeid ja ma tean ühte kooli veel, kus on, siis mul oli jess, nii tore, et Eestis on selline asi ja üks ema kirjutas mulle, et tema nagu sai ühel hetkel aru, et tüdrukud ei julge nagu nende teemade kohta küsida, et tal on endal ka tütar ja ta tütre sõbrannad on vähekindlustatud peredest ja tema hakkas ka panema hügieenivahendeid hästi nähtavale sahtlisse, et kuhu tüdrukud teavad, et nad saavad neid võtta ja ta ütles, et tema tütre sõbrannad kasutavadki seda võimalust. Et nagu nii tore, et mul oli ka lihtsalt mingi vau, et kuule, naine, sa oled ingel nagu. Et üli äge, sest kui sa rääkisid sellest hügieenivahendite nähtavale panekust, mul tuli meelde kohe enda lapsepõlv, kuidas need olid emakapis hästi taga, kuskilt sa pidid neid seal turgitsema salaja kuidagi. Et mul on nii hea meel, et on juba nagu neid positiivseid lugusid ka seal juures. Ja vot selle, minul endal tekkis mõte nende hügieeniseadmete, hügieenivahendite väljapanekuga, et need tõesti peavad olema tüdrukutele mingi sellises kohas ka poistele, aga et sa julgeksid, et see ei ole see, et sa lähed, siis see on su kuskil suurelt, ma ei tea, seina peal, sa võib-olla pead mingisuguse raha sinna sisse. Ma mäletan, kui ma Inglismaal koolis käisin, siis meil oli see, aga see oli nagu vetsude ees, see on nagu tüdrukute ruumis, vaid see oli nagu kõigi, ma ei julgenud minna, ma mõtlesin, et äkki poistelt mööda vaatavad, et kuidagi imelik oli, et kuidas tüdrukud võiksid suhtuda sellesse, et poisid võib-olla vaatavad seda kuidagi nagu ja teevad nalja, või hakkavad kuidagi nalja tegema selle, et kuidas tüdrukutena sellesse suhtuda? Mida öelda? Poistele? Nagu kas või endale, alustame endale öelda. Ma arvan, et see, mida me siin kogu aeg räägime, et see on normaalne. Et sul on menstruatsioon, kuigi ma kujutan ette, et noorena, lapsena, neiuna on seda nii raske nagu teha, sest minu jaoks oli see juba piinlik, et sõbrannadele kuidagi, et sõbrannad teavad, et mul on päevad, et jumala eest, kui kuskil klassis pidi, ma ei tea, tampoon või side kotist välja kukkuma, issand jumal, see oli maailma kõige hullem stsenaarium. Ja ma mäletan. Et tegelikult see ei peaks nii olema ja ma arvan, et siinkohal võib-olla see teadlikkuse tõstmine, teadvustamine ja see, et me nii vabalt kas või praegu sellest siin räägime, et äkki see nagu aitab. Mingi märguanne võiks öelda. No tegelikult osa ongi sellest, et me kuidagi või nagu ei lahterdaks ära, et see on ainult ühe poole inimeste probleem, et samamoodi, miks ei võiks olla see klassivend, et näe, vaata, et äkki sul läheb vaja, et mu õel jäid üle või mis iganes, eks ole, et või et see ei pea olema ju ainult tüdrukute asi, siis ei olegi. Tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, siis mina just annaks nagu rutskad nagu nendele kuttidele, kes on siuksed, kes on toetavad, kes on ägedad ja toetavad, mitte ei ole siuksed, et sul on päevad või et teevad nalja mingisugused, ma ei tea, pane oma lapid kuhu, mis iganes kohtas. Et kui nad on nagu lahedad ja toetavad, see on äge. Ma arvan, et see point, mida nagu Jüri õhtusaates välja tõi, et kui sul on avatud ema või siis ongi tüdruksõber juba edasises elus, aga need avatud emad ja need mehed, kellel on olnud õed, minu elukaaslasel on noorem õde, jumala eest tulevikus, kes seda vaatab, siis väga-väga headeks boyfriendideks saavad need, kellel on olnud nooremad õed. Et nad suudavad mehed, see ei ole lihtsalt minu teooria, vaid see on täitsa pereteraapia nagu teooria, see on nagu sünnijärjekorrast sõltuv, et need mehed oskavad naiste tujusid ja naisi üleüldse paremini mõista ja võib-olla saavadki aru sellest, et mida menstruatsioonivalud tähendavad, et ongi sidemed nagu normaalsus on, tampoonid normaalsus,
aga et tõesti emad ka, kes seda vaatavad, et kellel on pojad, siis jagage seda teemat, nagu sa enne ka ütlesid, et poistel on ka seda vaja teada, sest nemad tulevikus hakkavad ka ju kokku naisterahvastega, enamus vähemalt. Või on neil oma lapsed, eks ole. Ja oma lapsed, tüdrukud, kellele on vaja kõike seda nagu edasi anda, et see aitab kindlasti neid. Aga kas see kuidagi aitaks ka, kui me räägime sellest, mida Jüri siis läbi elas seal õhtusaates, palun minge vaadake, võib-olla äkki, kus iganes see üles läheb, ma arvan, me võiks linkida selle õhtusaate, selle järelvaatamise lingi sinna alla, et kas nad peaksid proovima selle ära, kas see muudaks kuidagi nende hoiakuid naistesse, kui nad saaksid aru, mida väga paljud naised tunnevad menstruatsiooni ajal? Ma arvan küll. See Jüri emotsioon oli seal ehe, selles mõttes ta paluski, et seda masinat ei pandaks enne eetrit tööle, et ta saaks otse eetris selle kogemuse ja see oligi ehe kogemus, et nagu mul oli nii rahulduspakku seda vaadata, siiamaani ajab naerma. Ma lihtsalt vaatan, et issand, üks mees saab aru, ta saab aru, mida ma tunnen, et ma arvan, et see oleks nagu, kui see oleks tõesti võimalik kellelgi kogeda, kellelgi katsetada, siis proovige ära. Appi. Aga näiteks võib-olla, mida me siia tahaks juurde tuua, on see, et sina rääkisid sellest, et sul on tõesti väga suured valud. Minul isiklikult ei ole seda kunagi väga olnud. Ja ma olen üks nendest naistest, kellel on väga-väga kerge menstruatsioon. Ja ma arvan, ma võin vist nagu 2 käe sõrmede peal üles lugeda neid päevi, kus ma olen out olnud päevade pärast. Et aga see ongi nii erinev. See on nii erinev, just. Et, ja meestele ka, et kui naine ongi nagu tujutu või tal on halb olla või et nagu see ei ole see, et ta on, ma ei tea, ta on pirtsakas või mida iganes. Tal on päevad. Ta ei saa kontrollida seda. Ja kui sul on halb olla tõesti nagu, minu jaoks on ikka normaalsus, et kui mul on halb olla, ma võiksin kas või oma elukaaslase öösel üles ajada valudega ja paluda tal sooja kotti tuua, ma teaksin, et see on fine. Et tõesti, et kui mees, vend, isa saab aru, et päriselt see ei ole midagi, mida sa saad valida ja see päriselt võib olla agooniline valu. Minu jaoks on see ikka on kordasid, kus see on ikka täitsa agooniline valu ja et ongi selline tunne, et nagu mõtled, et issand jumal, kuidas ma selle sünnituse veel kunagi üle elan. Et jah, väga selline toetust, sellel ajal on toetust vaja. Jana, kas sul oleks midagi meestele öelda? Et ma isegi ei lahterdaks siin, eks ole, et ongi, et tõenäoliselt kui ma praegu selle teemaga igapäevaselt ei tegeleks, siis ka võib-olla unustaks ära need nii-öelda mured, mis päris noorena olid. Et ongi, et ka siin lastevanematena, et meeles pidada, et millega need noored peavad igapäevaselt rinda pistma või et mis nende mured on, et ongi, et ei pea seda kõike pisendama, just nagu see õpetaja näide või et aru saama ja kuulama ja olemagi toeks, et ükskõik, et kas see on siis partner või vend või õde või lapsevanem. Ja ma nii sekundeerin seda, et mis iganes tunded kellelgi on, et valideerige oma lähedase tundeid, et see on nii oluline tegelikult, et ei pisenda, et see, et sina sellest aru ei saa. Või et sul nii ei olnud. Sul nii ei olnud, see on jumala okei. Aga see, et temal on, see on tema tunne, see on tema vajadus, see on mis iganes tema nagu läbi elab, et see on nii oluline. Mure on mure, ükskõik kui suur see on. Ma siis mõtlesin, et kui me rääkisime meestest, et meie videotüüp on kutt, et kuidas on? et kas, mis emotsioonid tekivad, et kas võid noogutada, on ebamugav veits on ebamugav, aga mul on väga hea meel, et ta on siin päriselt ka. Ma loodan, et ta läheb ja räägib oma sõprade ja see on jumal normaalne teema, minge vaadake seda videot, palun. Aga räägime natuke sellest kampaaniast veel. Enne seda ma teen üleskutse, et kui kellelgi on veel oma lood, mida nad tahavad jagada, siis mulle võib saata, Helene võib saata, Heliale võib saata, Janale võib saata Seksuaalterviste Liidu, ma ei tea, kodulehele, Instasse, kuhu iganes. Et tegelikult sellest võiks need lugusid rääkida, et mina olen nendele inimestele, kes minule on saatnud,
öelnud ka, et ma jagan neid anonüümselt, ma ei jäta kellegi nime välja, et ma arvan, võib-olla isegi teen pärast sellest üks ühe postituse. Ma arvan, et see on nagu päris hea mõte, et tõesti, et inimesed ei tunneks nagu ennast nii üksi, et mina olen ka saanud täpselt neid kirju, et issand jumal, et nii tore, et sa sellest räägid ja see on nii vajalik ja ma tunnen, et jumal tänatud, et keegi vähemalt nagu puudutab seda ja et selline kampaania on, et tegelikult inimeste tänutunne, kui nad saavad aru, et keegi veel on seda sama kogenud, et see on nagu nii suur võit nende jaoks. Just ja võib-olla kõik ikkagi ei taha jagada, isegi anonüümselt, aga noh, ongi, et kui need siis kuskile ka need lood, eks ole, kuskile välja panna, et vaat keegi pöördus, ütles seda ja temal oli sedasi, et saab lugeda ja saada seda toetust ka see, kes ei julge. No, sest see on täiesti arusaadav, et mõni ei julgegi, me siin ütleme küll, rääkige küll, täiesti tavaline asi, menstruatsioon iga päev, eks ole. Aga igaühe jaoks see ikkagi, see ei tule kohe. Vaata, kui kaua meil võttis aega endast tegelikult nendest asjadest rääkida, aga me jõudsime siia, nii et üleskutse julgege jagada. Kui me rääksime kampaaniast, siis mis on veel need sammud, mida me võiksime teha pärast selle kampaaniat, et kuidas seda võimendada? Mis on mingid reaalsed sammud, mida saaks teha? Sügav sissehingamine, jah. Et me rääksime sellest, et toodetelt käibemaksu mahavõtmine, eks ole. See on Eestis vahepeal olnud, on hügieenisidemetel, tampoonidel, nad on olnud madalama maksumääraga, aga siis see mingi hetk on ära kaotatud. Siis tegelikult meil käis läbi ka need sellised, kuidas selle kohta öeldakse, automaadid WC-desse, eks ole. Et tegelikult need on väiksed asjad, mida igaüks saab teha, kas või kool. Sa võid ju panna need vahendid sinna tüdrukute WC-sse, no vaadake, mis juhtub. Et kas see töötab või ei tööta, see on öeldakse ju, Eesti on innovatsioonimaa, et nagu proovime, ega me ei tea muidu, kas see töötab või ei tööta. Et ma arvan, sellised väiksed asjad igapäevaselt võiksid toimida küll. Ma arvan, et tegelikult see kooli poolt nagu üks tüdruk mulle kirjutas, et neil on SOS kapp, et tegelikult see ei ole kooli poolt ju nagu väga suur asi, väga suur samm, mida teha, et tõesti nende jaoks, kellele see on täielik hädavajalik, et ja kes teab teinekord nagu jätadki. Lihtsalt ei ole kaasas. Lihtsalt algab ootamatult on ju, issand, ma mäletan oma hetke, kus mul algasid päevad nädal aega varem ja ma sõitsin China Southern Airline'iga Filipiinidelt koju Eestisse, mul ei olnud ühtegi valuvaigestit, mul ei olnud sidemeid, mitte midagi ja ma olin Hiinas sellel ajal juba ja mul algasid päevad ja siis lihtsalt nagu lennukis stjuardess leidis mulle mingi hästi paksu Hiina sideme, mis oli väga veider, valuvaigestit ma ei saanud, ma lihtsalt nagu 11 tundi piinlesin, aga toodi mulle mingi soojaveepudel, aga noh, lihtsalt teinekord ongi see, et sul ei ole seda käepärast ja Jumal äge oleks ju, koolis oleks see nagu olemas. On ju. No, enamasti tõenäoliselt on võimalus, et sa lähed sinna kooliõe juurde või see, aga jah, ta võiks ikkagi olla seal tualetis, seal kohas, kus sul seda vaja on. Eks, ja see kooliõe käest nagu midagi küsimine ja palumine ja sinna minemine, see võib ka olla mõne jaoks võib-olla emotsionaalselt nagu väljakutse. Aga see ei ole jälle selline asi, millest võib-olla ongi vaja üle saada. Et kui me kuidagi teeme liiga lihtsaks need asjad, siis on jälle me justkui nagu ei räägi sellest, et me lihtsalt paneme need asjad sinna, aga siis need olekski nagu normaalses. Jaa, see ongi iga päev samamoodi, et miks see tualettpaber sul seal poti kõrval siis on, sest sul läheb vaja seda seal, mitte see, et sa siis avastad, et ma nüüd pean minema veel sees ja lähen siis sinna, toon paberi ja siis, eks, et see peab olema seal, kus sul seda vaja on. Aga lihtsalt huvi pärast, kui me räägime koolidest, kas sul oled sa, ma ei tea, puutunud kokku mõnede koolidega või mingi ägedate praktikatega, mida on kas Eestis või siis välismaal tehtud? Tuleb mingi äge asi meelde? Hetkel niimoodi isiklikku kogemust ei ole küll, et teaks, et vaat nüüd seal oli. Võib-olla ma mõnele teen liiga, aga praegu ei tule meelde küll, et kuskil oleks niimoodi, kas või raha eestki, kas või, et ma panen selle mündi sinna sisse ja saan sealt selle oma vajaliku asja kätte, et No meil on siis siin, kui mõni koolijuht või kõigi õpetaja huvijuht vaatab, siis
te võite saada siukseks piloodiks. See oleks päris äge. No just. See võiks aga päris see äge peaks olema ka ainult selle ühe kooli mure, see võiks ikka olla koolipidaja, siis linna, valla või mis iganes, et see peaks juba, see võiks tegelikult tulla kõrgemalt, et meil käivad koolis inimesed, kes menstrueerivad, teeme neile koolis käimise lihtsaks, eks. Okei, tüdrukud, me hakkame vaikselt oma vestlust kokku tõmbama. Kas on midagi, millest tahaksite veel rääkida või midagi, mida näiteks mina jätsin küsimata? Või on näiteks Jaanal sulle mulle küsimusi või Helenil meile, et teeme sellise vestusringi, muidu mina olen täna küsinud, Helen ka küsin, väga head küsimused on olnud, et kas tuleb midagi? Mina võib-olla, üks asi on see, et just on väga tore, et ongi üks Always, et on selle kampaania välja toonud, aga tegelikult on ju neid tootjaid on ju mitmeid, eks, et miks ainult üks, eks ole, et siin võiks olla üleskutse, et aga lööge ka teised kampa, et samamoodi iga paki pealt, iga ostu pealt, eks ole, annetage järgmisele ja sellele abivajale, eks, et miks see peab olema üks, kes pingutab, et bravo neile, aga samamoodi, et võiks tulla laiemalt ja tegelikult ju rääkides keskkonnast, et igasugused korduvkasutatavad vahendid ka olemas, et nendele tihti seda tähelepanu on vähe ja lõppkokkuvõttes ta oleks ju odavam, aga samamoodi neile ligipääs ei ole lihtne. Et paljudel noortel on võimalus internetipoest ise midagi osta, eks, sest kahjuks need ei ole niisama, et lähen supermarketisse või lihtsalt toidupoodi ja võtan riiulilt, eks. No ja kui isegi sideme kasutamisega on nagu natuke võib-olla raskusi osadel, et rääkimata siis veel nendest tupesisestest vahenditest, et see isegi minul oli keeruline alguses. No just, et ongi, et ma ostan siis selle asja ära ja kui ma sellega midagi pihta ei oska hakata, et siis ei ole sellest väga palju kasu, eks, et mul oli üks küsimus oli peas, mis ma tahtsin, ma mõtlesin, et ma tahan seda kindlasti küsida ja nüüd see mul läks täitsa meelest ära. No võib-olla see tuleb kunagi teinekord tagasi. Võta minut. Mõtlemise minut. Tead, küll ta tuleb siis äkki kunagi teisel korral. Mul tuli meelde. Mida mina, Helen, Heelia ja võib-olla kõik teised inimesed, kellel on hääl, saaksid teha veel selleks, et see teema ei laabuks peale seda, mitte laabuks, hääbuks pärast seda kampaaniat? Edasi rääkida sellest ongi, et ka siis nii-öelda, kui juba see julgus on olnud, et menstruatsiooni teemal sõna võtta, et siis ka edaspidi seda näiteks teha, normaliseerida seda, ongi nii-öelda oma igapäevases, ma saan aru, sa oled seda juba teinud ka varasemalt, eks, et ja sellega jätkata ka ongi see nii-öelda üks jagab oma kogemusi, teine jagab oma kogemusi ja mida rohkem inimesi näeb, et see ongi teema, millest saab vabalt rääkida, eks, et ma arvan, et see ongi see, mida me siin teeme. Ja minu poolt ka nagu lõpetage vastutamine teiste tunnete eest, et mul oli ka kunagi, kui ma hakkasin nagu nendest teemadest rääkima, siis mul oli ka, et kuidas ma nüüd räägin, et mul on päevad, et mul on ju meesfollowere ka lausa mingi 45%, et kui ebamugav neil on. Mis ma teha saan siis, kui neil ebamugav on? See on nende reaktsioon, see on nende tunne, et mina ei pea selle eest vastutama, seega kõik, kes tahavad nagu ka oma häält kuuldavaks teha ja julgevad sellest teemast rääkida, siis mõelge endast, et see, mida teised tunnevad, see ei ole enam teie asi. Üliäge. Kuulge, tüdrukud, palju infot on jagatud. Mis on siis veel need konkreetsed asjad, mida inimesed saaksid teha selleks, et aidata? No kindlasti minu üleskutse on jagada oma lugu tõesti hashtagiga igapäev loeb, sest see nagu päriselt aitab abivajajaid, päriselt aitab neid tüdrukuid, kellel on puudus siis hügieenivahenditest, kes ei saa need endale võimaldada, sest Always annetab iga hashtagi pealt siis hügieenisideme. Ja tõesti, kui ise ei taha jagada oma lugu, siis jagage mulle, Sandrale, Heeljale, Seksuaaltervise Liidu Instagrami. Seksuaaltervis.ee. Seksuaaltervis.ee. Jagage neile ja meie saame ju seda repostida anonüümselt ja ikkagi see hashtag loeb. Väga äge.
ja ostke. Jaa, täpselt, et iga ostetud Alwaysi paki pealt annetab Always ühe sideme siis sinna, kus seda kõige rohkem tarvis on. Jah, ja olge teineteise vastu helded ja head ja lihtsalt rääkige, et võib-olla algus saabki sellest, et sa räägid iga päev mõne oma sõbra või sõbrannaga sellel teemal ja siis lähed postitad. Aga ära tegemata jäta, sest et see on oluline. Tõesti, see iga väike tegevus tegelikult loeb, et Helenil oli enne väga hea näide selle elevanti söömise kohta, et kuidas see käis. Jaa, minul koolis on minu õppejõud siis ütles sellise väga hea mõtte, et kuidas süüa elevanti teelusikaga. Et kui sul on elevant toas, siis sa hakkad väikeste ampsude haaval seda sööma, ühel hetkel on ta otsas. Täpselt nii. Nii et hashtag iga päev loeb, minge jälgige @seksuaaltervis.ee ning kui on keegi, kes tunneb, et ta tahab pöörduda, tahab jagada, tahab tahab lihtsalt võib-olla rääkida välja, siis lihtsalt tehke seda. See on see, et ära mõtle, kohe kirjuta. Mitte ära postita, aga kirjuta. Ja suur tänu, et olite selle natuke üle tunnikese meiega. Me loodame, et te saite uut infot ja julgust rääkida nii iseendaga kui ka teistega. Rõõm ja võib vist öelda järgmiste kordadeni. Tšau!